ma arvan, sa peaksid lapse tegema siis, kui sa tunned, et sa oled valmis ja sa tahad nagu kedagi kasvatada ja pakkuda talle kodu ja armastust ja blabla. Mitte mingi praktilisel, vaata, täpselt nagu see, mis räägime, et Eesti iive on negatiivne, sunni korras paneme kõik sigima ja teeme palju lapsi ja siis tulevik on kindlustatud. Ma nagu, et see on väga suur risk. Sa paned sellele kõik oma panused, et laps hakkab kunagi tootma midagi sulle tagasi. Ütleme ausalt. Esimesed 18 aastat sa oled kindlalt miinustes, on ju. Sina oled miinustes, maksumaksja on miinustes, kõik tasuta koolilõunad sellele kelole, on ju. Ja sa loodad, sa sisimas loodad, et äkki tasub ära, vaata. Sa lükkad teda kiige peale, oled mingi, väike Jürto, sinust saab arst, kui arst ei saa, siis saab insener, äkki saab insener, on ju. Ja mõtle siis 18 aastat hiljem see tüüp tuleb. Kuule, ma hakkan stand-upi tegema. Sa oled sa ei koligi välja siis ja. Ei istu kiige peale tagasi siis, sest ilmselgelt sa oled vaimselt down. Sest meil ei ole vaata kasu, on ju. Vanasti muidugi oli kasu, tee lapsi, talus töökäsi vaja, on ju. Laps sündis kohe põllu peale, on ju. Ja sul oli, mida rohkem töökäsi, siis ta parem. Kõigil jätkus tööd ka. Sul oli ülipalju lapsi. Igaüks sai oma töö. Sa olid mingi Priit, Künna Põldu, Siim, lüpsa siga. Mine lüpsa, kurat. Ära küsi küsimusi. Taavi, sa oled kõige vanem. Tead, sinu ülesanne, mine tee lapsi juurde. Mine jaanipäeval tee kellelegi titt taha, siis tulevik on kindlustatud. Praktiline värk. Tänapäeval keegi ei tee ju last praktilisel põhjusel, vaata. Ma arvan, ühegi isa käest, kui sa küsid mingi isa käest, keegi ei vastaks mingi, et sa küsid, et aga millal sa tundsid, et sa oled nagu valmis nagu isaks saama ja siis ta mingi, tead, üks päev ma nagu pesin nõusid, on ju. Ja siis ma mõtlesin, türa ei viitsi. Ja mõtlesin, kurat, naine, teeme mingi kelo valmis, peseb nõusid, teeb, kurat, Jelkot tekkis vahetusi minu eest ja ma vaatan vormelit kodus. Plus vanasti ju tegelikult lapsed lihtsalt juhtusid, sul ei olnud mingit kaitset selle vastu, rasestumisvastased vahendid, ei olnud olemas tänapäeval. Nii palju variante on ju. Saad valida, meil on kondoomid, antibeebipillid, SOS-pillid, spiraalid, mis küll kipuvad välja kukkuma, nagu Mallukas ütles. Aga pole hullu, otsid üles, puhud mullast puhtaks. Sisse tagasi kirjutad blogipostituse ka, ülikasulik ja ülikasulik. Vanasti meil polnud kondoome, meil oli seamagu. Mõtle, kui karm see on seamagu, mis vaibi saab tekkida. Kas toome seamaa välja. Ja sa ei saa spontaanne ka olla, vaata. See pole see, et sa jaanipeol mingi kisud maie metsa, on ju, sõnajala õit otsima, on ju. Lükkata vastu puuta, vaatab sulle vastu ka niimoodi. Põlevate silmadega on nagu lembit. Kas sul seamagu on kaasas? Ja sa oled nagu mingi tölmoks seal, oi kurat, koju jäi. Ei ta on meil sauna akna katteks ka, et ma nagu... Isa oli saunas, ma ei saanud ära võtta. Ja siis Maiu ongi mingi, saame siis lapse. Niimoodi see käiski, polnud mingit armastust lihtsalt, juhtus. Tänapäeval meil on kõik kaitsevahendid ja tänapäeval meil propageeritakse, et jumala eest kasutagegi. Meil teevad kuulsused kampaaniaid, vaata. Taukar ütleb, tõmba välja. Mingi Lenna Kuurma ütleb, et kasuta kondoomi. Vaata, meil ei olnud vanasti mingid tolle aja kuulsusi, kes teeks kampaaniat mingi. Hei, igatahes ma olen nagu Liidia Koidula on ju ja seamagu on seks.